Hei, mina olen Liise ning saade Õpetajaameti mitu tahku alustab. Eesti Töötukassa noortevaldkonna juht Olav jagab meile, millised on täna noorte töövõimalused. Toome sinuni ka värsked õpetajad, kes jagavad oma kogemust, kuidas oli olla esimest korda klassi ees ning milliseid nippe nad täna noortega kasutavad. Head vaatamist! Meil on täna külas Olav Kersen, kes on Eesti Töötukassa noortevaldkonna juht ja jagab meile natukene mõtteid ja oma teadmisi, kuidas on täna tööturul noortega lood ja millist tuge pakub Töötukassa noortele tudengitele. Aga alustamegi sellest, et kuidas Töötukassa saab aidata noort, kes tahab õppida õpetajaks? Kui meieni nüüd jõuab üks noor, kes ütlebki, et ta võib olla näiteks gümnaasiumi õpilane veel või lõpetaja või tal on juba see etapp elus läbitud ja ta mingi hetk lihtsalt otsustab nüüd, et tahaks õpetajaks saada, ja ta jõuab meieni, siis kõige loogilisem teekond tema jaoks ilmselt on kohtuda karjäärispetsialistiga ja arutadagi temaga esialgu see plaan läbi, et mis need sammud peaksid olema, mis infoga ma pean ennast kurssi viima, kuidas on üldse võimalik õppida õpetajaks, kust ma seda infot leian, millal kandideerimised hakkavad, millise valdkonna erialaõpetajate järele nõudlus on või kas on juba mingi spetsiifilisem mõte sellel noorel tekkinud. Ehk siis, et kogu see plaan ja need mõtted läbi arutada nagu kolmanda isikuga, keda sa ei tea, kes on sinu jaoks neutraalne, kes ei ole lapsevanem või sõber või su endine õpetaja, kes nii-öelda jagab nagu matsu selle tööturu info kohta ja haridussüsteemi kohta ja kes oskab neid noppeid nagu juurde tuua sinu enda mõtetele ja ootustele siis. Et ma arvan, et see kõige esimene samm võikski olla sellisel noorel kohtuda karjäärispetsialistiga. Aga kas Töötukassa saab ka aidata noort, kes otsib praktika tegemiseks võimalust? Jaa, et seda ikka juhtub, et meieni jõuab ka noori, kes võib-olla mõtlevad, et mul on nagu vähe kogemust mingis valdkonnas, et võib-olla ta on juba mingi erialase hariduse omandanud, võib-olla isegi mitte, et paljudes teistes maailma riikides see on ju tavapraktika, et otsitaksegi endale nii-öelda mingi praktikakoht või minnaksegi kuhugi õpipoisiks, vahel tehakse seda ka tasuta, et omandada mingisugune oskus või mingisugune amet. Eestis seda, ma ütleks, et mulle tundub, et nii palju ei kasutata, aga erinevate kas siis kooli erialade omandamise käigus käiakse praktikatel, ka tegelikult gümnaasiumis on olemas ju kogukonna praktika, mis viibki rohkem nagu sellesse sotsiaalsesse poolde õpilasi. Ja Töötukassas meil on teenusena ka olemas tööpraktika, et kui ongi keegi, kes tahab mingi kindla eriala, kindla valdkonnaga paremini nii-öelda tutvuda või omandada seal lisakogemusi, et oleks lihtsam siis pärast ise asuda nagu päriselt palgatööle selles valdkonnas, et siis seda tööpraktika teenust me töötuna arvel olevatele noortele võimaldame küll. Seda on väga hea kuulda. Aga kas täna on noortele töövõimalusi pigem rohkem või vähem? Nii turismi, meelelahutuse, kultuuri valdkonnas? Ma pigem ütleks, et praeguses olukorras üleüldse tööpakkumiste arv on vähenenud, kuna on olnud ka siin majanduslangus ja ettevõtjad, tööandjad ei ole võib-olla nii julgelt neid tööpakkumisi üles pannud või olnud valmis nagu inimesi juurde tööle võtma. Noore vaates ka kindlasti noorte sisenemine tööturule on kannatanud, sest üldjuhul, kui nagu tööturul läheb olukord raskeks või majanduses, siis on ikkagi noored inimesed need ka, kes saavad esimesena ja natuke rohkem pihta. Et kui ma vaatangi nagu statistikat ka natuke, siis jällegi ongi töötuid noori natuke rohkem arvele jõudnud, et nende osakaal töötute hulgas on siis suurem, kui on võib-olla eelnevatel aastatel olnud. Aga mulle tundub et neid võimalusi on veidi vähemaks jäänud, aga eks ta hooajaliselt ikkagi natuke siia-tänna liigub kogu aeg. Mis on need võib-olla, kas hooaeg mõtled aasta aega või et lihtsalt praegu on 2024? Hooaeg selles mõttes, et on suvetöövõimalused, et kus on väga palju turismi just ja klienditeenindust, majutust seda poolt. Ja ka näiteks jõuluteel on hooaeg, kus on hästi palju
just pakiautomaatide täitmist, on ju, igasugused kingikottide asjad, et selliseid tööampse tuleb nagu just suveperioodil ja võib-olla jõulude eel nagu natuke rohkem. Aga kui vaadata tulevikku, siis kas saab öelda, et näiteks 2 aasta pärast on tööturul noortele natuke parem seis? Ma ei julgeks niimoodi spekuleerida kohe, aga ma ütleks, et kui me liigume selles suunas, et ikkagi noored omandavad mingid oskused, muidugi alati on lihtsalt koolituse läbimisest ikkagi parem tasemeharidus, ehk siis kui sa omandadki kutsehariduse või rakenduskõrghariduse või kõrghariduse, et see väga selgelt statistiliselt annab ka eelise, et kui me vaatame kas või erialase hariduseta noorte nagu hulka ja arvu, see on ikkagi pigem alati olnud tõusvas trendis võrreldes nendega, kes on siis kutse- või kõrgharidusega. Aga et kas nüüd 2 aasta pärast noorte tööturu seis on parem, kui 2 aasta pärast on rohkem noori, kellel on erialane haridus, siis kindlasti on parem. Kas tööandjad omalt poolt on valmis rohkem noortele võimalust pakkuma ja et noored teeksid üldse teadlikumaid valikuid, eks me selle kallal ka töötame, et Töötukassas ju ka on väga üleval teema, et pakkuda ikkagi töövarjutamise võimalusi noortele, et nad teeksid teadlikumaid valikuid ja tööandjatega koostöö ka, et oleks avatud ja valmis pakkuma esimest töövõimalust siis ka inimesele, kellel võib-olla eelnevat töökogemust ei ole või kellel on mingi muu takistus ka, mis võib-olla esmapilgul võib tööandjat just ka ära hirmutada, et ükskõik kas tervisemure või midagi sellist. Aga millised on need nii-öelda pehmed üldoskused, mis on ülekantavad ja rakendatavad nii hariduses kui ka tööturul? Väga hea, et sa seda küsid, sest meil praegu just ongi käimas ka noorte üldoskuste arendamise veebiseminaride sari, mis kestabki nüüd sel aastal detsembrikuuni ja tegelikult järgmisel aastal ka kordub kevadel seesama sari ja siis sügisel ka. Ja seal meil ongi täpselt need nii-öelda ülekantavad pehmed oskused on teemadena täiesti sees, et mida ma ise võib-olla rõhutaks jällegi, olles kuulnud nagu tööandjate poole pealt, olles kuulnud noorte poole pealt, et see ongi selline uute olukordadega hakkama saamine ja sinna alla võibki minna näiteks meeskonnatöö, koostööoskused, enesejuhtimine, enda emotsioonide juhtimine, aja planeerimine, sest igal juhul tuleb, ma arvan, igal inimesel ette ka noorel seda elus ja töökohal, et kõik ei ole alati väga tore ja meeldiv, vaid sa kogedki midagi teistsugust, mis kuidagi kas sind ehmatab või sul ei ole algul nii meeldiv, on ju, kas või kellegi teise inimese suhtumine, käitumine, kuidas nende olukordadega hakkama saada. Aga kindlasti ka erinevad rahatarkuse oskused, projekti juhtimise oskused, sest projekt ei ole ju ainult see, et ma nüüd paberile panen midagi väga täpselt kirja, vaid projekt võibki tähendada seda, et kuidas me töökohal hakkame näiteks prügi sorteerima. Ehk siis see sari pakubki praegu neid ülekantavaid pehmeid oskusi, et ma soovitan väga osaleda, on ka järelevaatamise võimalus ja üldiselt ka, et noortel tasuks mõelda ja õnneks väga palju koolitused ja tasemeõppe ka juba pakub seda, et ei õpita ainult erialaspetsiifilisi asju, vaid ka seda, et kuidas neid erinevates olukordades rakendada ja kui tähtis üldse see muu peale selle eriala ka on, et saada töökohal või elus üldse hakkama. Ma arvan, need oskused, kõik, mis sa nimetasid, on üliolulised, sest neid saab rakendada peaaegu igal alal, et nad kindlasti ei jookse mööda külge maha. Jah, täpselt nii. Kui olulist rolli mängib täna varasem töökogemus ja need vajalikud üldoskused? Ma ütleks, et varajane töökogemus või üldse töökogemuse saamine enne, kui sa elus teed selliseid suuri otsuseid ja valikuid, et mida tasemeõppesse õppima minna või kuhu üldse tööturul asuda, on ikkagi väga oluline. Seda näitavad erinevad uuringud ka, et mis siin just OECD on nagu karjääriteemadel läbi viinud. Et kui noor juba saab hiljemalt põhikooli 3. astmes mingisuguseid töökogemusi, töömaailma teadmisi, ükskõik kas on siis töövarjutamine, Eesti puhul ka malevas töötamine või üldse suvetöö tegemine, et see lööb välja nagu hiljem elus ka, et sul on lihtsam teha neid valikuid, kuni isegi selliseid seoseid on vist märgatud, et ma ei tea, keskmine sissetulek võib olla kõrgem nendel noortel, kes on varasemalt juba töökogemuse saanud võrreldes nendega, kes
terve põhikooli jooksul näiteks ei saanud ühtegi töökogemust. Ehk siis tegelikult see on väga oluline teema, sest see, mida me koolis õpime, ei ole ju täiesti eraldi sellest, mida tehakse tööturul. On väga selged seosed ja juba kooli ajal ennast viiagi töömaailmaga, tööturuga kurssi on väga oluline. Et just võib-olla midagi sa koolis õpid ja siis saad seda näiteks kuskil tööl juba ka katsetada või proovida. Ja kui sa võib-olla just õpid ka koolis mingisugust grupitöös meeskonnaoskust, siis saad seda ka töö juures kohe ka rakendada. Ja, et see aitab siduda neid teoreetilisi teadmisi selle päris nii-öelda töömaailmaga ka, et saadagi aru, et miks midagi koolis õpitakse ja mida on vaja võib-olla veel juurde õppida või täiendada, mis seal töökohal või töömaailmas võib olla. Aga milliseid noori hindavad tööandjad kõrgelt? Kui ma nüüd jälle mõtlen selle peale, et mida ma olen kuulnud, mida ma olen näinud, siis mulle tundub, et tööandjale ikkagi meeldib see noor, kes on julge, kes on avatud. Ja see võib isegi vahel olla olulisem kui see, et kas noorel on need erialased teadmised. Olenevalt muidugi valdkonnast, ma ei taha üldistada. Aga see, et noor julgeb küsida, isegi kui ta midagi ei tea, võib olla palju suurem nagu väärtus tööandjale kui see, et noor teab küll palju asju, aga näiteks midagi ikka ei tea ja ta ei julge küsida. Et see pealehakkamine, selline avatus, julgus, sest palju asju on ikkagi võimalik omandada ka töö käigus, aga selleks sa pead olema valmis küsima või välja näitama, et sa midagi ei tea. Ehk siis selline avatus, julgus, mulle tundub, et see on küll see, mida tööandjad hindavad. Et siin ka paljud noored on ju endale suveks töö leidnud niimoodi, et võib-olla ei olegi mingit töökuulutust või tööpakkumist üleval olnud, aga nad on ise läinud tööandja juurde, küsinud või pannud CV letti kohe ja ongi võib-olla mingi pakkumine tulnud, et täpselt sellist särtsakat noort meil oligi vaja. Et ma arvan ka, et kui pannes ennast sinna näiteks tööandja rolli ja üldab inimene, kes ütleb, ma tahan just sinu ettevõttes ja sinu juures töötada, mulle meeldib, mida te teete, siis see võib mõjuda küll väga hästi ja toredasti. Kuidas on täna noorte töötahe? Et siin hiljuti oli juttu nii-öelda lumehelbekeseks olemisest ja kas see laiskus on ka päriselt tööturul siis tuntavad? Mina ütleks, et ei, et noored väga tahavad töötada. Töötukassa näiteks maksab ka alaealise töötamise toetust tööandjatele, kes võtavad siis 13–16 aastasi tööle, enamasti siis suvel. Ja need arvud, et kui palju on siis 13–16 aastaste eest makstud seda toetust, on pidevalt olnud tõusuteel. Ehk siis nagu väga selgelt see arv näitab juba välja, et tegelikult 13–16 aastased tahavad töötada, eriti suvel ja nii malevates kui ka siis erasektoris tööandja juures. Et mina ei ole küll väga seda märganud, et noortel töötahe puuduks ja kui vaadata võib-olla töötute noorte poolt, et kes ongi Töötukassas töötuna arvel, siis seal ka ei ole nii-öelda probleem selles, et töötahe puuduks, vaid võivad olla mingid muud takistused, näiteks tervisest tulenevad või majanduslik olukord või sotsiaalne olukord, tugivõrgustiku puudumine. Et jällegi, et see ei tule kuidagi nagu noorest endast, et ta ei taha töötada. Sest lõppkokkuvõttes ta on ju Töötukassasse jõudnud ja ta tahab midagi ikkagi oma elus muuta, et see tahe on olemas. Aga et tulebki lihtsalt võib-olla eelnevalt mingite teiste murede ja probleemkohtadega tegeleda, et see töötahe tuleks tagasi ja see nii-öelda soov kandideerida ja tööle asuda. Aga üldistades mina küll ei ütleks, et noortel on madal töötahe. Seda on väga-väga hea kuulda. Sa mainisid, et Töötukassa pakub tööandjatele toetust, et kui nad võtavad 13–16 aastase noore tööle. Kui julgelt tööandjad seda kasutavad? Tööandjad ikka kasutavad seda, et me oleme siin aastate jooksul üritanud neid teadvustada ka sellest võimalusest ja me praegu ise tegelikult uurime ka, et kui mõjus see toetus üldse on ja kui hästi tööandjad seda kasutavad ja teavad sellest. Et meil on erinevaid palgatoetusi tegelikult noorte eest veel olemas, mis just motiveerib tööandjat võtma ka seda noort, kellel on võib-olla elus vähe töökogemust. Aga ma julgeks arvata, et ikkagi kasutatakse küll neid toetusi. Eks tööandjad ikka mõtlevad läbi, et kas see pingutus ja need kohustused, mis ma võtan igasuguste toetustega, kas see on väärt ka seda tulemust, et kui lõpuks see noor mulle tööle jõuab ja kui palju lisaväärtust ta mulle annab.
aga neid ikka kasutatakse küll, jah. Et noh, kui arvudest rääkida, siis eelmine aasta oligi pea 7000 noort, kelle eest maksti seda 13–16-aastaste alaealise töötamise toetust. Ja minu esimene töökoht palgatoetus, mis siis on kuni 29-aastaste töötute noorte eest, kelle tööandja võtab siis teatud tingimustel tööle, et sellega igal kuul läheb kuskil 60, 70, 80 noort üle Eesti tööle. Ehk siis ikka kasutatakse küll. Seda on suur rõõm kuulda, et Eesti Töötukassa niimoodi noori toetab ja nende siis esimese ja üleüldse töökogemuse saamise võimalusi. Aitäh, Olav, et sa valgustasid mind ja ka vaatajaid ja kuulajaid, mis toimub täna noorte tööturul ja saime kinnitust, et noored ei ole midagi nii lumehelbekesed, kui räägitud võib-olla on. Aitäh sulle! Nüüd aga lähme suundume Tallinna Ülikooli ning räägime noorte õpetajatega. Miks sa läksid õpetajaks õppima? Ma läksin õpetajaks õppima sellepärast, et minu suguvõsas ja peres on väga palju pedagooge ja ka kooli ajal mind ennast ümbritsesid väga head pedagoogid, kes inspireerisid mind. Ja siis juba 9. klassi lõpus ma tegelikult tahtsin väga ülikooli minna, aga gümnaasiumi osa tuli ka ikkagi läbi teha. Ma läksin õpetajaks õppima, sest ma tundsin, et see võiks olla sobiv eriala minu jaoks. Kuidagi lapsepõlve lemmikmängud olid koolimängud, kus ma alati pidin oma õpetaja rolli kätte saama, muidu ma ei viitsinud mängida seda mängu. Aga jah, kuidagi lapsepõlves ja läbi mänguga jõudis minuni see taipamine. Mulle tegelikult on terve elu meeldinud lastega tegeleda. Olen ka pikalt töötanud lapsehoidjana ja selle tõttu teadsin, et lastega mulle tegeleda meeldib ja siis kuidagi see eriala valik oligi väga loogiline ja suundasingi klassiõpetaja eriala õppima. No ma kõigepealt läksin üldse tööle kooli ja siis kui sa oled juba seal klassi ees ja sul ei ole kogemus, siis tundub ainuõige variant, et võiks nagu õppida ka seda, mida sa seal teed. No minul oli õpetaja niisugune juba südames sees, et 8. klassist saati ma teadsin, et mina tahan saada õpetajaks. Et mulle ei sobinud see kontoritöö, mulle ei sobinud kuskil, mulle meeldis teha mingeid mõtlemisasju ka, aga ma teadsin, et ma tahan minna inimestega tegelema. Ja siis oligi, et 8. klassist alates teadsin, et minust peab saama õpetaja, et see on minu kirgkutsumus, et see on see, mis mind kõnetab kohe. Väga põnev. Aga kuidas oli see esimene kogemus, kui sa klassi ette läksid? Klassi ees oli see oli täiesti kohutav. See oli jõudne, see oli hirmus. Ma polnud, kuidas sa lähed, kui sa ei tea mitte midagi. Ja siis need lapsed seal vaatasid mind nagu mingit klooni, on ju. Ja tegin ära ja mõtlesin, et täitsa õudne, ma ei taha rohkem, see on õudne ja kohutav. Aga siin ma nüüd olen. Mis oli see miski, mille pärast sa jäid? Mulle hakkas lõpuks see meeldima. Sa alguses saad need hirmsad kogemused ja siis pärast tulevad need positiivsemad kogemused. Mul vähemalt oli niimoodi. Esimene praktikakogemus oli väga hea. Käisin Tallinna Reaalkoolis praktikal. Sattusin väga toreda õpetaja käe alla. Ta andis mulle hästi palju inspiratsiooni, et mida ma ise tulevikus tahaksin teha. Sealt edasi läksin tööle Tallinna Kesklinna põhikooli ja tunnen ennast seal väga hoituna. Mõlemad on väga positiivsed olnud, et lapsed võtsid väga hästi vastu. Et muidugi praktika oli alguses vaatluspraktika näol, et sain natuke jälgida, mida õpetaja teeb seal. Ja siis juba klassi ette minnes olin väga üllatunud tegelikult, kui hästi lapsed mind vastu võtsid. Ja siis tööle minnes oli juba see, et oli natuke selle klassi ees oldud ja enesekindlust veidi kogutud ja saingi kohe enda kõik mõtted ja asjad, mis ma olin kogunud, et sain kohe neid katsetada. Kuidas sa seda praktika ja töökogemust veel võrdleksid? Mis on erinevused? Et praktika on niisugune väike sissevaade sinna õpetajatöösse, et seal saab teha ainult teatud tegevusi, et tunde anda, ette valmistada. Muidugi on see väga hea, et seal on kohe juhendaja olemas, et see õpetaja, aga töö on see, et kus sa saad kõike teha. Et sa pead suhtlema lastevanematega, sa pead dokumente täitma, sa pead õpetajate koosolekutel käima, et see on see kogu kompott. Ja minu meelest see on palju toredam, et see praktika siis oli tõesti, sa saad see jupi sealt ja küll saad see pildi, kuidas klassi ees olla, aga see, kuidas luua see usalduslik suhe nii klassiga kui ka kolleegidega, et see annab see töövõimalus. Praktikal tundus kõik poole kergem. Et
tööl ikkagi oli vaja palju rohkem asju teha, pabereid, palju rohkem, kuidas e-kool üldse töötab. Et kõik sellised asjad, mida tegelikult praktikal ei näinud, tuli tööl järsku ise läbi teha. aga jaga meile mõni nipp, mida sa oled siis ülikoolis õppinud, mida sa said klassikruumis kasutada? kui ma peaksin ühe nipi andma, siis see on see, et sa ei pea iga päev andma 100%. Et kui sa ikkagi, see ei ole nii-öelda sprint, see on maraton. Sul on terve aasta aega, et jõuda kõik asjad tehtud. Kui mingil päeval ei jõua, siis jõuad järgmisel päeval. Et võtta omas tempos ja nii nagu jõuad. Ja lõpuks jõuad ikka õigesse kohta. Kuna ma õppisin ülikoolis ja töötasin samal ajal, siis sain pidevalt, et võtsin ülikoolis, sain mingi teadmise, läksin klassi ette, proovisin, kas see minu klassi peal töötab, kas see mulle üldse sobib ja küll neid on, et mis mulle ka ei sobinud. Aga ma arvan, et see nipp, mida ma tõesti igapäevaselt hetkel ka kasutan, on liikumispausid. Et kui oluline see on, et õpilased saaksid vahepeal seda nii-öelda liigutada ja seda erksust enda pähe juurde, et nad oleksid valmis töötama ja tegutsema. Minu lemmik on Ene Hiie poolt õpitud meetod jalutuskäik galeriis. See tähendab seda, et klassiruumi seintele on paigutatud erinevate teemadega sellised plakatid. Lapsed jalutavad klassiruumis ringi ja täiendavad siis igaüks teatud aja jooksul seda plakatit ja lõpuks siis valmib selline tore koostöine töö. Üks parimaid nippe, kuidas klass vaiksena hoida sellel ajal, kui sina tööjuhist annad, on minu jaoks see, et enne tööjuhise andmist ütle, et kõigepealt kuula ja siis tegutse. Ma küsin veel lõpetuseks, mis on kõige ägedam õpetaja töö juures? Kõige ägedam õpetaja töö juures on ikkagi minu jaoks see, et kui laste silmad säravad ja nemad on positiivse emotsiooniga minu juurest ära läinud. Minu jaoks on kõige toredam see, kui ma näen, et lapsed teevad suure rõõmu ja õhinaga mingisugust rühmatööd, mida ma olen nende jaoks ette valmistanud, ehk siis, et neile meeldib see, mida ma olen mõelnud, et me võiksime teha, et ma ise olen arvanud, et see on tore ja see meeldib neile ka. Kui ikkagi kollektiiv on soe, siis õpetajate toast see soe kollektiiv läheb klassidesse, õpilastele kandub see edasi ja siis on kogu nii-öelda koolipere niisugune soes kollektiiv. Et ma ütleks, et see on nagu see kõige lahedam osa ja kuidas üksteist toetatakse, käiakse koos ka välistel üritustel, et see on see kõige tähtsam ja mõnusam osa. No mul on päris keeruline klass ja neile väga ei meeldi, vahet pole palju ma seal ees võimlen, mida ma olen neile huvitavat teinud omast arust, neile üldiselt ei meeldi see. Aga kui tuleb keegi nendest keerulistest lastest ja ütleb, et aitäh õpetaja, täna oli tore tund või et ma sain aru midagi täna, siis selle üle peab olema õnnelik. Midagi muud ei ole. Läheb kohe eriti hinge. No pigem jah. Oi, neid ägedaid asju on nii palju, et ma olen muidugi ümbritsetud nii võrratute kolleegidega ja nii lahedate lastega, et nad tõesti on mulle nagu minu enda perekond. Aga arvatavasti kõige ägedam on ikka näha see, et kuidas me üheskoos kasvame, et mitte ainult õpilased ei arene, vaid mina kasvan koos nendega koos ja ma nii-öelda minu enda klassiga olen praegu nagu kokku kasvanud, et see näha, et iga päev on midagi uut, et see on nagu tõesti väga äge õpetaja töö juures. Aitäh sulle! Aitäh! Aitäh vaatamast, kuulamast ja kaasa mõtlemast! Meie kohtume juba peagi järgmises saates.